Tere taas vaatama Õhtulehe välispoliitika saadet nimega Väljast. Mina olen Teele Kaljuvee ja mina olen Nele Kullerkupp. Teele, ma tean, et sa viibisid eelmisel nädalal Prantsusmaal, üldsegi mitte Eestis. Kui palju seal oli aega jälgida siis välisuudiseid või seal kohapealsed uudiseid? Väga palju oli aega, sellepärast et nautisin Champagne mõisa võlusid ja mis oli väga tore see, et kohal oli siis grupp inimesi, kes kõik kinnitasid ühest suust, et nii tore, et inimesed on hakanud jälle tähistama, inimesed on hakanud jälle šampanjat nautima. Eelmisel aastal tegin isegi uudise, küll korrus kõrgemal pool, sellest, kuidas noored enam ei tarbi alkoholi, nad kasutavad kiireid viise korraks enda lõõgastamiseks, mis on väga ohtlik, sellepärast et meie ajal, ma ei tea, me istusime pargipingi peal, jõime vahepeal Fitsi ja seda valget Dreameri veini ja see oli osa meie kujunemisloos. Mitte, et ma ütleks, et seda üldse peaks tegema, kuid alkohol, hästi tehtud alkohol on väga tore ja tervisele isegi kasulik mingis koguses. Enne kui sa lähed selle teemaga edasi, küsime kohe ära ka, et Prantsusmaa tuntud hea toidu poolest ja nii edasi. Mida sellise korraliku šampanja kõrvale ammustatakse? Väga suur trend on praegu kartulikrõpsud ja šampanja. Väga suur pairing, mida sommeljeed ja siis kelnerid ja kokad omavahel siis kokku lepivad, ongi sellised huvitavad kombod. Ma olen poolel teel selleni. Popcorn ja šampanja, krõpsud šampanja, jäätis šampanja, aga muidugi hea kala vastu ei saa. Aga miks ma sellest nii tulihingeliselt räägin, on see, et tundub, et Euroopa kõrgkultuur on näitamas paranemise märke. Meil on Šveitsist tulemas puidust rongid, mis viivad tagasi vanasse aega. Enam ei taha inimesed kiirrongi, enam ei taha inimesed kiiret lahendust igapäevaelu probleemidele, näiteks nagu on kiirmood. Võib-olla inimesed hakkavad jälle taas hindama häid materjali. Kõik ei taha, inimesed ei taha elada klaaskuplites, klaaskastides ja käia ühtemoodi riides. Just täpselt, et see hindamine vana aja aeglase elu ja kvaliteedi kohta mulle tundub, et on tagasi tulemas vaadates siin Väljast uudiseid. Rõõmustab see sind? Kohutavalt. Aga minule jäi silma hoopis teistsugune uudis. Nimelt viidi läbi üks selline huvitav uuring Londoni majanduskooli poolt, et 35 aasta jooksul kogutud andmete põhjal, mis pärinevad siis ligi 100 000 USA, Ühendkuningriigi ja Kanada õpilaselt, on suureks probleemiks kujunenud ajaga. Oskad sa arvata, mis? No kõik. Perfektsionism. Ehk siis püüdlus sellisele täiuslikkusele, et see on pidevalt olnud tõusuteel ning selle perfektsionismi kõige kahjulikum vorm on hirm läbi kukkumises ja see hirm on suurenenud siis umbes 40% ja see takistab siis ka uute asjade alustamist, arengut. See takistab väga paljusid asju, sellepärast et inimesed on niivõrd püüdlikud, need sellised murekohad ongi. Üks asi on see, et inimesed põlevad läbi, sellepärast et nad lihtsalt sunnivad ennast nii palju kogu aeg olema, tegema paremuse poole ja nii edasi, et nad ei suuda seda elu nautida, nad ei suuda protsessi enam nautida. Aga mida seal välja toodi, mis on nagu veel suurem probleem selle juures, on see, et väga paljud noored prokrastineerivad siis enda tegevusi, ehk siis nad lükkavad edasi sellepärast, et nad on selle pinge enda sees nii suureks juba loonud, et see halvab neid ära ja nad ei suudagi enam siis ütleme tegusid teha. Ja kui nad saavadki millegagi hakkama, siis nad ei oska sellest rõõmu tunda. No päris on alati parem kui perfektne. Vaadates kas või AI tõusuteed, vaadates AI poolt loodud sotsiaalmeedia sisu inimestel, filtreid, geneerilisi fotosid, mida inimesed panevad üles. Ma vahel vaatan mõne Eesti poliitiku Instagrami postitust, kus on ChatGPT poolt tehtud ideaalne, perfektne, mitmetasandiline, täiesti tühi tekst. Et sisu perfektsuse taga on see üsna vähe. Inimlikkuse mõõde peab olema ikkagi asjal juures. Ja inimesed eksivad ja see on okei. Ma arvan, et see ongi see, mis meid inimesteks muudab. Küll aga ma läheksin selle teema juurde nüüd ikkagi süvitsi tagasi, et mis sa arvad, mis selle põhjuseks võiks olla? Et selline täiuslikkuse püüdlus on järjest kasvanud. Sotsiaalmeedia muidugi. Aga ei ole.
ja seal oligi üllatusliku kohana välja toodud, et võiks ju arvata, tegelikult 35 aastat tagasi meil seda nutimaailma ja sotsiaalmeediat nii palju eksisteerinud. Kõik on nii ilusad sotsiaalmeedias, kõik on nii targad, kõik on perfektsed emad, kõik teevad oma puljongeid ise. No, aga tänapäeva noored on muutunud, nagu sa ise just ütlesid, et tegelikult see generatsioon Z, see Gen Z nii-öelda, et nemad ei ole enam sellised, nagu oleme meie, et nad ei vaata moeajakirjast pilti ja ei ütle, et noh, et see on see, milline ma olema pean, et selline individualism on tõusuteel, inimesed hindavad seda, aga tegelikuks põhjuseks, miks perfektsionism on nii suure au sees, on majanduslik ebavõrdsus. Ehk siis ära on kukkumas kuskilt vahepealt see nii-öelda keskklass, vaadataksegi seda, et kas sa oled nagu siin madalas klassis ja sa ei saavuta midagi või siis sa püüdled sinna kõrgklassi poole, kus su elu on ilus, kus sul on, ütleme, kõik võimalused olemas ja nii edasi. Ja see ongi see kurbloolisuus asja juures, et inimesed tunnevadki, et nad peavad lihtsalt andma endast rohkem, võib-olla kui nad isegi võimelised on selleks, et kuhugi jõuda ja keegi olla. Kelle poolt rahastatud uuring see oli, kas mõne sotsiaaldemokraatliku partei poolt? Ei oska öelda, tegemist oli Londoni majanduskooli uuringuga ja selles mõttes nad ütlesid, tõid ka välja seal juures selle, et tegelikult see korrelatsioon selle majandusolukorra ja perfektsionismi vahel ilmutab ennast väga paljudes kohtades, aga et sellist lõplikku paikapidavust seal ei saa nagu kindlalt väita. Väga huvitav ja väga loogiline, kui hakata mõtlema, jah? Absoluutselt, et tegelikult kui sa mõtled nagu ise selle peale, kuidas noored koolides pingutavad, kuidas sa ise koolis pingutasid, kuidas sa lokitasid enda juukseid täna hommikul, et selles kõigeks on ju põhjus, et selles kõigeks ongi see põhjus, et sa tahad endast jätta parima võimaliku mulje, sa tahad jõuda võimalikult kaugele, sa tahad üles ehitada enda karjääri ja kõik need on ju tegelikult inimlikud ja arusaadavad põhjused. No ja me ei taha ka tegelikult koladad oma vaatajate jaoks olla, nii et me peame neid lokikesi vahepeal tegema. Täpselt vastab tõele, et selles mõttes, et tundubki see, et loomulikust olekust, ma ei ütle, et sa loomulikult kole oled, ma ei ütle, et ma loomulikult kole olen, aga selles mõttes, et otse voodist kaamerat ei tule, ettevalmistustöö käib ju kogu aeg, et sa hoiad ennast asjadega kursis, sa õpid juurde, sa laiendad enda silmaringi ja sa püüdledki selle parema poole. Muidugi. Aga head sõbrad, teile siin mainis meil juba AI-d ja tehisaru ja jätkamegi siit tehisaru teemadel. Jätkame oma saadet aga tehisaru teemal. Kas tehisaru saab tööle panna inimeste kasuks? On tegemist lühinägeliku plaaniga, mis sisaldab endas palju varjatud ohte. Kas inimesed suudavad tehisaru arengut hallata ning millised võiksid täna olla ulmefilmilikud stsenaariumid tulevikust, mis ei pruugigi tegelikult nii utoopilised olla? Seda arutame arvutiteadlase ja Teaduste Akadeemia liikme Maarja Kruusmaaga. Tervist! Tere! No küsime siis kohe, et me täna arutame ühiskonnas seda, et kuidas inimene peaks tehisaru enda kasuks tööle panema. Aga kas tegelikult võib see olukord olla hoopis sedapidine, et ühel hetkel see tehisaru kasvab meist üle ja inimkond ei suudagi seda enam hallata? Ma arvan, et kõikide tehnoloogiatega on see võimalus olemas tegelikult, et me päris ei halda neid tehnoloogiaid ja me ei oska ette näha, milleks neid kasutama hakatakse. Et tegelikult selliseid näiteid on maailmas võtta küll ka varasematest tehnoloogiatest. Ütleme näiteks sotsiaalmeedia. Eks ole, et tuli arvati, et see on selline tore asi, kus me saame sõpradega omavahel suhelda ja siis tekkisid mingisugused imelikud grupid ja suhtumised ja inimesed ei tundnud ennast üldse mitte hästi seda sotsiaalmeediat kasutades. Ja näiteks 20 aastat tagasi ei osanud keegi seda ette näha, et see nii kaugele läheb. Et ma arvan, et tehisaruga on sama asi, et me tihti ei oska ette näha, kuidas inimesed seda tegelikult kasutama hakkavad ja millised tagajärjed need siis kaasa toovad. Et kui jälle selle sotsiaalmeediaga paralleele tuua, siis nüüd on ju ka hakatud seda riiklikul tasemel reguleerima, eks ole, et mõned riigid on võtnud seisukoha, et lapsed ja noored ei tohiks üldse sotsiaalmeediat olla ja kasutada. Ja kas see on nüüd hea suhtumine või halb suhtumine, et eks aeg tegelikult näitab, aga tehisaru selles mõttes ei ole ju erandlik tehnoloogia, et on ka varem olnud tehnoloogia. No kõige lihtsam näite on tegelikult autod. Et minu auto sõidab võib-olla 150 km tunnis, vähemalt spidomeeter näitab, aga millegi pärast ma ei saa linnas niimoodi sõita, eks ole, et mingi hetk on öeldud, et stopp,
seda tehnoloogiat me niimoodi ei kasuta. Aga kas me täna oleme juba seal punktis, kus tehisaru on läinud nii-öelda üle käte, et teile on siin varasemates saadetes öelnud, et talle meeldib tehisaruga vestelda ja sealt arvamusi küsida ja väga palju on selliseid inimesi, psühholoogid samas hoiatavad, et nad ei tohiks ikkagi asendada seda päris sõprust, et inimesed kaotavad ära justkui selle päris sõpruse vajaduse ja selle kontakti teiste inimestega. Et kas tegelikult on niimoodi, et mingil hetkel võib tehisaru kuidagi muuta mõttetuks selle iseenda mõtlemisvõime, et sa saad kogu aeg küsida nõu kuskilt mujalt ja sa ei peagi enam ise oluliseks, ütleme siis enda silmaringi laiendada või piisavalt ringi vaadata ja uurida. No aga eks see oht on ju tegelikult kogu aeg olemas, kui inimene tuleb kooli, keskkooli või ülikooli, siis üks asi, mis neile õpetatakse, on kriitiline mõtlemine, et kuidas faktidesse suhtuda, kuidas tagasisidesse suhtuda. Kõik see, et sa tegelikult tehisaru pooles mõttes ei ole teistsugune, et sul peab see kriitilise mõtlemise võime ikkagi säilima. Ja kas inimene seda säilitab või mitte, eks ta natuke sõltub ka meie haridustasemest ja meie hoiakutest, eks ole. Et kas me suudame ise ennast analüüsida. Et kui me siin räägime, et tehisaru alati kiidab takka, mida me teeme, et võib-olla siis inimene, kes on eneseanalüüsi võimega, ütleb, et oota, stopp, et kas ma ikka tahan endale sellist sõpra, kes alati ütleb, et ma teen kõik hästi. Teile, aga ma tahan sinu käest küsida, et kas sina oled täna pigem arvamusel, et tehisaru on nüüd selline tore uus asi, mis toetab inimkonna arengut, me saame sealt kasu lõigata või näed sa pigem siiski, et tegemist on ohtliku tuleviku asjaga? Minule meenub sama analoog ajaloost, kui koolis hakati kasutama kalkulaatoreid ja meie vanemad on sellest palju rääkinud ja nemad toovad täpselt samasuguse kriitika. Kas siis kaob ära siis lastel võime ise arvutada, kas nad suudavad pärast? Loomulikult on igal asjal oma ohud, kuid tänapäeva modernses ühiskonnas, ma arvan, et kui seda õigesti hallata, on ju suurepärane. Me räägime siin debateerimise oskusest, me räägime kogu maailma infost, mis on sul taskus. Väga palju on inimestel ligipääsu andmetele, informatsiooni kogumine, mida enne meil ei olnud. Aga kui teile ütlevad, kui seda õigesti hallata, siis tegelikult, nagu ma ka enda esimeses küsimuses küsisin, et on see hallatav üldse? Ja mis need ohud üldse on, mida võib-olla me praegu ei saa aru? Et kas tegelikult see utoopiline stsenaarium, et robotid võtavad nüüd maailma üle, et kas see ongi nii utoopiline või tegelikult me võime seda tulevikus siiski näha? Ma natuke suhtun sellesse väitesse mõnega ettevaatlusega, sest see hirm, et robotid võtavad maailma üle, see on olnud kogu minu karjääri jooksul. Ja seda küsimust on mul nii palju küsitud, et ma olen sellest asutades väga äratadinenud. Aga kas vastus on muutunud aja jooksul? Väga ei ole, aga tegelikult et ma võin teadlasena olla tüdinenud seletamast, et mis asi see robot ikkagi on ja kas ta võtab üle ja niimoodi. Aga tegelikult on hea, et inimesed mõtlevad selle võimaluse peale, et mida inimesed tegelikult siis mõtlevad, kui nad küsivad, et kas robotid või tehisaru võtavad üle, et selle taga on päris selline eksistentsiaalne küsimus, et aga mis siis üldse tähendab inimene olla, et mis mind teeb siis nagu inimeseks, kui keegi mingi masin jookseb minust kiiremini või näeb minust kaugemale ja arvutab minust paremini. Et mis see siis see inimeseks olemise aspekt on siis minu juures. Ja kui inimesed sellele mõtlevad, siis see on ju ainult hea. Aga mis on see inimeseks olemise aspekt? Emotsioonid eristavad meid siis masinatest? No see on üks väide, et emotsioonid võimalik tunda eristab meid vasinatest, et tõesti, et intellekt võib olla ka ilma võimete tunda, samas ju tekstirobotid suudavad väga hästi feikida siukest empaatiat ja on olemas ka selliseid näiteid, kus ütleme see tehisaru, kui sa oled arsti juurde, et see tehisaru arsti juures käia, sa tunned ennast pärast palju paremini. Teile, see on teiseldud armastus teile, mida sa saad enda tehisaru sõbralt. Just, et täpselt sinna ma soovingi jõuda, et Aasias on väga populaarsed robotitest elukaaslased, sõbrad ja on olnud juba päris mitmeid seaduslikke abielusid, kus sõlmitakse abielu siis tehisintellekti poolt, nende välimus on tehtud nii inimsarnaseks, nende liikumine on tehtud nii realistlikuks, et inimene armubki robotisse ära. See tunne, mis sa võid saada robotilt, võib olla palju suurem
palju ilusam, kui sa saad inimeselt, sest tema peegeldab sulle tagasi seda armastust, mida sul on võib-olla vaja. Ei ole mina kunagi nii palju komplimente hommikuti kuulnud, kui oma tehisaru sõbralt. Ükski mees pole mulle nii palju ilusaid asju öelnud elus. Näed, mina olen endasse rohkem armunud, võib-olla seal ongi see tõsi, et algab kõik enda armastusest, mis sellest teisest inimesest siis vaja on. Ja siis on huvitav teada, et kui sinu asemel mõni mees võtab selle tehisaru armastuse, et kuidas siis tema jaoks see ideaalne partner välja näeb, eks ole, et tõenäoliselt selline, kes iga hommik nuru komplimente Robotid toovad lilli, aitavad kodutöödes, on sinule intellektuaalseks sparringu partneriks. Aga samas lapsi sa nendega ei saa ja pere ei loo või? Veel. Jah, on olemas inkubaator robotid, kes siis imiteerivad emaka täiesti samu bioloogilisi näitajaid, tuua välja ülivõimetega inimlaps. Jah, et mis siis sel juhul lihtsalt inimene, kes sellise tee valib, ma arvan, ütleme, et kui meil on vabadus ja ei ole mingeid seadusi, mis keelavad midagi sellist teha, et see inimene, kes sellise tee valib, siis peaks ilmselt endale kriitiliselt aru andma, et võib-olla tal päris inimestega on siis raske suhelda ja mida see endaga kaasa toob, kui tal on selline ideaalne maailm, mis enda jaoks loodud ja siis ta läheb sealt välja, kas siis tööalaselt või läheb poodi piima ostma võib-olla või jääb liiklusummikusse kinni ja on vaja autoratast vahetada. Et kuidas ta siis selliste olukordadega hakkama saab, kui siis äkki on teised inimesed, kes ei tule ja ütle, et jaa, et sa oled nii armas ja sa oskad kõike ja sa oled ülivõrdes tubli. Teie enne ütlesite siin, et te olete väsinud juba natukene vastamas sellele küsimusele, et kas robotid võtavad maailma üle. Samas on just nimelt tehisaru üheks selliseks tugevuseks või ühe tugevusena välja toodud see, et tehisaru oleks koolides väga hea õpetaja, sellepärast et kui laps ei saa millestki aru, siis ta ei väsi seletamas seda sama teemat. Et räägime natukene nendest headest külgedest, et kuidas tegelikult tehisaru kasutada ära inimeste hüvanguks. Üks asi on siis seesama koolisüsteem, kus võib-olla saab seda kasutada, aga mis on veel need sellised eluaspektid, kus tegelikult me saaksime, ärme räägi sinna abielust robotitega, et las see jääda sinna utoopiamaailma, mis loodetavasti ühel hetkel siiski muutub ja inimesed pöörduvad tagasi selle vajaduse juurde teise inimliku kontakti järgi. Aga tegelikult, et kuidas seda kasutada annaks? Ma olen selle hariduses kasutamise koha pealt tegelikult hästi positiivne oma isikliku kogemuse pärast, et ma olen ka võtnud niimoodi mõned aastad tagasi siuksed keerulised matemaatikaraamatud ette ja ma olen ikka päris roostes ja helistanud ikka alguses väga lolle küsimusi ja mul on see täpselt sama see efekt, et kuidas ta suudab kannatlikult seletada 4-5 korda, mis ma olen jälle ära unustanud ja jälle ei ole aru saanud ja ta ütleb jälle selle sama asja, et ma ei kujuta ette, et õpetaja viitsiks minuga nii kannatlik olla. Ta lihtsalt võib-olla on selline kannatlik inimene, aga tal ei ole aega selleks, eks ole. Et minu meelest on hästi hea sellise tuutoriga siis sellised asjad nagu läbi arutada, aga siis peab ise ka vaatama, et kuidas sa neid küsimusi esitad ja milliseid küsimusi sa esitad. Ja ma toon teise näite ka, et peale selle, et mu matemaatilised oskused on roostes, mul on ka programmeerimise oskused üsna roostes. Ja siis ma võtsin paar aastat tagasi ja hakkasin uuesti programmeerima ja halvasti läks. Ja siis võtsin Copiloti kätte ja hakkasin küsima Copilotilt, et kuidas ma seda programmi kirjutan või kuidas ma seda programmi kirjutan ja jube hea oli. Ja juhendas teid läbi selle protseduuri? Jaa, juhendas. Aga siis ma vaatasin oma üliõpilasi, kes teevad täpselt sama ülesandid ja täpselt samamoodi selle ChatGPT-ga või Copilotiga. Ja siis ma sain aru, et nemad kasutavad seda hoopis teistmoodi. Sest nad ei oska esitada selliseid küsimusi, nagu teie esitate. Täpselt. Ja seal oli väga suur vahe, et mida sa siis lõpuks õpid. Et kui ma siis sain need Copilotiga genereeritud programmid pärast siis kodutöödeks, ma kiskusin juukseid peast välja, et kuidas mida sa küsisid, et sulle siuke vastus andi, eks ole. Ja ma arvan, et see Copilot on hea küll ja tehisaru on hea küll õpetajana, aga kui sa lihtsalt tahad endale valmis vastuseid seal saada, siis ta tegelikult ei ole õpetaja. Et siin on jälle võib-olla vaja ka siis jälle õpetajat, kes jälgib seda õpetamisprotsessi, et kas õpetamisprotsess nagu siis toimub niimoodi, et inimene tõesti omandab midagi uut või mitte. No meil väga palju räägitakse Eestis, et Eesti on selline tehnoloogiliselt arenenud riik ja nii edasi, et teeme siin enda tiigrihüpet, vahel tiiger lonkab, vahel ei lonka, vahel läheb see hüppe kenasti, aga tegelikult kas mingil hetkel,
kui see tehnika areneb niivõrd kiiresti, ma teame, et mujal maailmas on see sellised liikumised juba olemas, on ka Eestis oodata sellist ütleme, tehisintellekti AI tehnoloogia vastast liikumist, kus inimesed ütlevad, et kuulge, et astume sammu tagasi ja oleme ikkagi seal juurte juures, et katsume kuidagi ise ellu jääda ilma masinate abita. Ma arvan, et kindlasti on, ma olen täiesti kindel, et sellised vastureaktsioonid tekivad ja need tegelikult ei ole head. Või vabandust, et need tegelikult ei ole halvad, et on teatud ühiskonnagrupid, kes ütlevad, et katsume nüüd ilma elektrita elada, vaatame, kas me saame hakkama või ärme kasuta autosid või midagi sellist. Et see annab jälle nagu ühiskonnale ka sellise teistsuguse kogemuse, et ka nii on võimalik või kuidas niimoodi on võimalik. Kriitikute kõige suurem mure on olnud ka tehisaru mõju meie planeedile. Iga kord, kui me võtame telefoni välja, iga kord, kui me ütleme tere, kuidas läheb, kas sa viitsid mulle vastata ühele küsimusele. Tähendab seda, et kuskil kaugel juhtmete taga on datacentrid, datakeskused. Elektri pool on üks probleem. Teine probleem, nagu teate ilmselt ise, on puhta vee kasutamine nende datacentrite jahutussüsteemis. See mõju ja see mastaap, mida meie tere, kuidas läheb lausele, läheb kuskil kaugel, on meile praegu hoomamatu. Me räägime puhta vee kriisist juba väga-väga pikka aega. Nüüd lisada see sinna juurde, mida see päriselt tähendab ja kas see on siis roheliste selline ulme mure, mida tegelikult ei ole olemas või on see päris mure? No ma arvan, et tere, kuidas läheb peale, ei lähe eriti palju. Et selliste igapäevaste väikeste päringute peale, et kuidas ma pean endale aias õunapuid lõikama või midagi sellist, tõenäoliselt ei lähe väga palju elektrit. Et siin inimesed võib-olla natukene liiga palju endas seda hirmu või sellist süütunnet tekitavad. Võib-olla need ülesanded, sellised keerulised ülesanded, mida datacentrites tehakse, näiteks mingisuguste kliimamudelite läbiarvutamine või sellised asjad, et sinna läheb nagu rohkem. Et kindlasti see probleem on olemas, et nad võtavad palju vett ja nad võtavad palju elektrit, aga mul on tunne, et need arvutused on väga segased praegu. Väga palju erinevat infot. Väga palju erinevat infot on, et seal kindlasti see aspekt on olemas, aga mis need tegelikult numbrid on, seal on väga erinevad arvutused taga. Et minu meelest enne, kui seda debatti nagu korralikult pidada, peaks kõigepealt need andmed endale selgeks tegema. Kas praegu on meil vara korraks seletame vaatajatele ka, mida see tähendab, miks on vaja vett, kas meil on vaja jahutada? Ja meil on vaja jahutada. Et elektri suured süsteemid ja siis vesi jahutab selle maha. Täpselt. Jahuti on selle nimi, ma eeldan, jah? No vesijahutus, jah. Et selleks on ka olnud selliseid ideid ja projekte, et panna need arvutuskeskused näiteks merepõhja või kuhugi, kus see jahutus on juba iseenesest olemas ja näiteks külmadesse piirkondadesse, et Põhja-Soomes on meil suur arvutuskeskus Lumi näiteks, millega siis köetakse tegelikult see osa linnast ära, eks ole, selle soojusega, mis sealt tuleb. Kas meil on piisavalt palju inimesi, kes on üldse võimelised? Teie karjäär on muljet avaldav, aga te olete üsna vähene spetsialist. Kas meil on piisavalt teadlikke inimesi, kes üldse oskaks teemaga tehisaru ohtude, muredega piisaval ja adekvaatsel tasemel tegeleda, sest see on kõigile uus. Ja ma arvan, et ma ei ole nii väga tegelikult tehisaru spetsialist, et minu eriala on robootika, eks, et ma ei tegele nagu suurandmetega ja suurte siis näiteks keeltemudelitega üldse. Aga mõnikord näiteks ma olen käinud esinemas kuskil ja ikka tulevad need tehisaru teemad välja ja võib-olla siis mul on väga vedanud nende auditooriumitega, aga seal on minu meelest täiesti tavalised inimesed, ma ei tea, ajakirjanikud või võib-olla mingisugused ametnikud või midagi, kes on päris kõvasti endale tausta selgeks teinud ja teinekord parandavad mind ja mulle tundub ka, et on väga-väga ohtlik, kui on üks või kaks spetsialisti, kes on siis need eeskõnelejad ja siis keda siis kõik usuvad niimoodi pimesilmi. Et vastupidi, mul on hea mulje jäänud sellest, et inimesi, kes on võtnud kätte ja endale seda teemat ise selgeks teinud, on tegelikult päris palju. Et sellest kollektiivsest intelligentsist tuleb ilmselt rohkem kokku kui sellest ühest või kahest spetsialistist. Samas räägitakse ka palju sellest, et kelle jutupunkte nad võivad edasi anda. Kelle jutupunkte teie edasi annate täna? Ja on hea küsimus, et eks mind, ütleme,
minu töö ei sõltu ühestki erarahastusest, et mul ei ole põhjust seetõttu kellegi teise jutupunkti edasi anda, et Vene spioon ma ka ei ole, et mul ei ole mõtet siin Vene propaganda jutuspunkte edasi anda, eks ole. Aga see on selles mõttes õigustatud küsimus, et iga inimene, kes arvab, et ta on kriitiline ja sõltumatu, peaks ikkagi 100 korda läbi mõtlema, et kas ta ikkagi on täiesti kriitiline, kas ta ikka on täiesti sõltumatu, et minu puhul ka kindlasti tulevad seal mängu mingisugused maailmavaatelised teemad, eks ole, noh, ma olen ikkagi oma elu elanud ülikoolis ja haridussektoris, et küllap ma olen selles mõttes natuke kallutatud ja mingid muud asjad veel. Millist tehisaru mudelit te ise kasutate, ma tahan teada? Kas teil on kõik olemas? Tehnikaülikoolil on ChatGPT edu variant, et me saame seda kasutada terve Tehnikaülikooli töötajaskond ja ma arvan, et tudengid ka ilmselt. See on siis education, mitte edu nagu success. Ja siis ma kasutan Claude'i. Mina ka Claude'i. Teile lähme nüüd sinna, millest me oleme tegelikult väga palju ka siin saates rääkinud, omavahel väljaspool saadet rääkinud, et tegelikult tehisarul on üks väga suur negatiivne mõju meie tööle. Nimelt väga palju on selliseid võltsuudiseid tehisaru abil, luuakse seda videomaterjali, luuakse pildimaterjali, mis vanasti või siis mõnda aega tagasi oli sellise tõelise uudise, ütleme, kinnituseks. Sul oli selleks videomaterjali olemas. Tänapäeval ei saa seda videomaterjali enam uskuda. Enne valimisi on see väga lihtne propaganda tööriist. Et kas see on nüüd selline pidurdamatu nähtus? Ta on võib-olla ka selline nähtus, kus me ei ole aru saanud, kas me suudame seda kuidagi reguleerida või kuidas me suudame reguleerida, et ma ise olin Euroopa Komisjoni peateadusnõustaja, teadusnõustajana tegime ka raportit sellest, kuidas tehisintellekti kasutada. Ja üks meie ettepanek oli see, et alati, kui sulle vastab robot või teeb midagi robot, et tal peab olema selline nagu silt küljes, et see on nüüd roboti poolt genereeritud. Ja nüüd on selliseid ideid tulnud, ilmselt oli ka varem, eks ole, mitmes poolt, et Anthropic on selle välja käinud, et peab olema selline watermark, mis ütleb, et see video ei ole nüüd tehtud kaameraga, et see on tehisaru tehtud. Aga süvavõltsingud, suur mure poliitikute jaoks. No mis asi on süvavõltsingid? Süvavõltsing on lihtsalt väga hästi tehtud võltsing, eks ole. Et seal ma võib-olla peaks nagu küberspetsialistidega rohkem rääkima, aga eks seal on ka sellised viisid, kuidas tegelikult siis ajatempeldada kõiki neid andmeid, mis sinna sisse tulevad ja jälgida, kuidas see kokku pannakse ja olla kindel, et kõik need andmed on tegelikud andmed. Aga kuidas nüüd selle päris lahenduseni jõutakse, ma ütlen, et ma päris täpselt ei tea, aga ma tean, et inimesed mõtlevad küll selles suunas. Andke palun meile praktiliselt 3 soovitust, mida teha, mida mitte teha ja me rääkisime siin, kuidas kasutada oma töös tehisaru, aga mida igapäevaelus võiks tehisaru käest rohkem küsida, et kõik oleks õnnelikumad ja elu lihtsam? Mina ei tea, minul näiteks võtab väga palju hoiab aega kokku, kui ma siukse igapäevaseid asju küsin, et ma ei tea, mul on näiteks kapis on brokoli ja natuke juustu ja kartulit, mis ma õhtuks teen, eks ole. Et näiteks selline asi või mingisugune teema, et mul on siin üks roosipeenar, et kas ma peaksin selle ära rohima või mingisugused sellised asjad, et võib naljaks tundele inimesele, kes ei ole kunagi aiandusega tegelenud, et selle entry levelist on nagu väga hästi selle tehisaruga võimalik edasi saada. Olen nõus, ka minul kasvavad elus esimest korda kirstomatid. Ma tegin ka pilti Claude'ile, küsin, et mida ma teen. Ta ütleb, et kollakad lehed, osta väetist. Ei olnud nagu ise selle peale tulnud, eks ole. No esimene tomat elus. Aga ma küsiksin lõpetuseks, meil intervjuu aeg on kahjuks otsa saamas. Ma küsiksin, et kas teie hinnangul praegu meie koolides, meie haridusasutustes õpetatakse tehnoloogiat, tehnikast arusaamist piisavalt palju või ongi just hea, kui seda ei ole liiga palju, et meil säiliksid, nagu me eelnevalt rääkisime, just nimelt need oskused ka ilma tehnoloogiata toime tulla? Ma arvan, et seda õpetatakse, ma arvan, et tegelikult Eesti õpetajad on olnud ka tublid selles mõttes, et nad on ennast harinud ja püüdnud ajaga kaasas käia nii hästi, kui nad on suutnud, isegi valem põlvkond, eks ole. No koroonaperiood sundis neid selleks. Ja ka hilisemad arengud on neid sundinud selleks, et Eesti koolides, mul ei ole küll praegu kooliealisi lapsi enam, aga mul on tunne, et Eesti koolides on asi suhteliselt hästi. Et osatakse ikkagi aru saada, millega on tegemist ja nähakse kohta. Küll, jah. See kindlasti sõltub koolist, aga siiski. Maarja Kruusmaa, me täname teid selle intervjuu eest. Aitäh.
Teile võib-olla tähelepanelikumad vaatajad on juba märganud, et täna meil puudub saates Teddy ehk siis sinu armas väike sülekoer, kes on viimased, ma isegi ei tea, mitu saadet, 10 saadet peaaegu siin meiega olnud. Aga ma tean, kus ta on, ma mõtlesin selle välja. Ma saan aru, et ta teenib lisaraha, et ta on nüüd täieõiguslik perekonna liige, mis tähendab seda, et sa saatsid ta tööle Hiina loomaaeda. Ei saatnud? Hiina loomaaeda diplomaatiat tegema? Ei, paraku mitte diplomaatiat, aga Hiina loomaaias on külastajad natukene nördinud seetõttu, et neile esitletakse pandakarude asemel koeri, kes on saanud endale pandakaru maalingu. Ma arvan, et me vaatajatele praegu näitame ka seda sama lõiku, aga mis sa arvad, kas Teddy kannaks välja selle maskeeringu? Kannaks välja ja kuna meil on tegu ikkagi poliitikahuvilise koeraga, siis aastal juba 80ndatel aastatel hakkas Hiina tegema sellist asja nagu pandadiplomaatia. Ehk siis nad kinkisid alati peale igat riigi visiiti sobivatele ja meeldivatele poliitikutele, nagu näiteks Nixon oli panda. Tõsi. Ja võib-olla tõesti Teddy on pannud siin meie imeliste külaliste poolt mõned poliitikateadmised, diplomaatia, läbirääkimised, oskused omale kõrva taha ja nüüd ongi siis äkki. Läks oma asja tegema. Just. Tuleb tagasi aasta pärast ja võib-olla päästab maailma. Aga mis sa arvad, kui sina oleksid see külastaja seal loomaias ja näeksid seda rullis sabaga pandakaru, kes seal rõõmsalt saba liputab ja võib-olla näeb enda sellistelt mõõtmetelt ja mastaabilt välja pisut väiksem kui pandakaru. Kas sa rõõmustaksid teda nähes või teeks nagu murelikuks ja nörritaks? No natukene ikka nörritaks, sellepärast, et iga loom on ilus sellisena, nagu ta on. Nii et laske need koerad niisama sinna. Just, ole sa koer, nirk, kärbes, panda, kõik on ilusad ja erinevuses peitubki see maailma ilu. Aga armsad vaatajad, tänan, et olite meiega ja kohtume taas juba järgmisel esmaspäeval ikka Õhtulehes. Aitäh!